Vedurjõud, gaas on vähemalt esimene. Millisest vedurijuhist jutt teeb see Harju AB-st? Harju AB-st? Ma ei tea, mingi punase kuudi gaasi siin eest pidurdab. No ma ei tea, tollel on see mootor ei võta rohkem pöördi selleks midagi. Tal vist ei ole lällarid ka. Räägitakse, et kulgeb juba pikemat aega sellise kiirusega siin Tallinna-Tartu peal. Iga päev, iga nädalast, aastast, ega ei saa kiirust. Vähemalt teha, et see on see 2+1, et saab suurem nagu mööda tõsta. Mine tea, äkki on nagu need Maxima-autod hakkab ka kiiresti sõitma see. Kui nii peaks, siis ta on ikka eriline jalg. Siis ta on küll jah, et ma olen taga paar korda tehtud, aga ma ei mäleta, et ta tegi kiirsõitu või teise. Minu jaoks vähemalt lootuskiir juba paistab. No minu jaoks ka pea. Nüüd peaks omale aeglase sõiduki märgi varsti külge panema. Jah, või äkki tal on mopeediload, seepärast ta ei sõida kiiremini. Oi, see on ikka megakolonn siin. Ei, päris asjalik. See leidis ka pedaali üles seal ees, ei usu. Ei, tal on telefoni kõne pooleli, muidu kui ta sõidab levist välja, et ei saa kiirustada. Telefoni. Sellest on peegleid nagu ei ole üldse, et ta ei näe, et auto tahab mööda minna. Ma ei imesta, kui varsti keegi läheb ja kui lihtsalt ta veebliga lööb peeglid küljest minema, et mees niikuinii ei vaata sinna ja... Et tuleks minema ja stampida igaks juhuks. No ta ei saanud mööda või? Ei saanud. No, ta ju ei näe peeglit, et autod tagasi tulevad. Ta ju ei saa, ta sõidab niigi tasa, aga ega ta rohkem tasa ka ei julge sõita. Ta on täpselt levist küsimus kiirusega. Ära räägi 84 on. Kus sul kiire? Koju. Kes sul seal jalus on? Siin on Harju AB jutuga see toiduvedaja, iganädalane, igapäevane sõitja. Okei. Korralik kolonn on tagana. Igatahes mina sain lõpuks mööda. Sul nad ikka andsid lositale või? Jaa, aga tal isegi kulm ka ei värisenud selle peale. No eks ta on harjunud, iga päev saab näi. Vaika, Urmo, tšau. Selline vägev madala kabiiniga suure tuulesuunajaga Mersu. No nii kui kitsaks tee läheb, nii on piduripedaalid ja 70 ja alla sellegi. No ega siis kiiresti sõita ei saa, ohtlik on. Aha. No kui see teid lohutab, siis seda ühte rida on veel päris pikalt ja hästi tore on. Tuleb vennal on mingi kilomeetrine kolonn järgi ja jumalast savi. No mingi veok teeb sealt möödasõitu, aga ta läheb sealt üülinapiks vist üks sõiduks tee äärde lausa. Munand rohu ka maha ei võta risk. Hea, jah. No see ei võtnud hoogu maha grammigi, vastulev auto tuli juba ja läks ikka väga napiks asi seal, et väike auto läks juba nii-öelda tee pervele. Nüüd on tühi, ma ei tea, kas keegi saab. Täiesti pekkis vend ikka. Eks ta sõidab suht iga päev siin, et... Ma tean, et see tuleb 60-ga. No, foto
radar tuleb, et igaks üks 70 bloog, jah. Üks suur veokas, üks käpik ja siis 1, 2, 3, 4, 5 sõiduautot. $70, noh. Juba jupingut aega. Kaks plus kaks on, aga nüüd siis on muidugi pedaalid põhjast kõigil, noh. Täiesti pekkis. 2 sõiduautot ka nüüd lõpuks, peaaegu selle kahe rea lõpuks taipus, et kui äkki vajutus pedaal läks minema. Ma ei jõua enam järgi kellegile siin laias. 400 meetrit lõpuni, nüüd hakatakse kindlasti ka pidurdama. Jälle pidur 70 ja... See Volvo veoks ei plaanigi mööda sõita. Ma ei sellest arvata, miks need sõidukad mööda ei lähe, üks lauke on küll, kus sõidukas mööda saaks ju. Lihtsalt istuvad kolonnis. No lase siis kolonn mööda vahepeal on ju. No ei, jumala pohhu. No tee 65-ga. Selle kahe rea sul laseb mööda, lai pohhu ei lase. Praegust eestlasest on küll mööda. Aga ei, sellest ei jõua enda. No nüüd on tal tunn põhjas, kui täide hästi pekki. Küll no ei jõua temast mööda, no täiesti perses. Sellest Eesti veokist, kes sõitis siin, ei plaanik mööda, siis sellest sai mööda, aga sellest Harjuabe jobust ei saa. Maksim hakkas mööda minema, nüüd surus gaasi põhja jälle. Kui ei ole võimalik mööda minna, siis on 80 ja alla ja... No, seda väike auk on. Tema on numbriga ära. 335 BPR